Sa oled skatepargis Andrus Tättega. Te panete rämpide peal tuksidega selliseid trikke maha, et need hirmutavad kõik eided ka nahhui. Sa olete juba 3 tundi seal trikke laadanud, kuid ühe triki poole pealt sa kaotad tasakaalu ja paned täiskiiruses vastu asfalti nii, et nägu mölkis ja alapindlu täiesti sodi ning sa nutad vere ja pisarate lahust ja kõik aknad 5 kilomeetri kaugusel purunevad sellest fucking matsust. Andrus Tätte vahib sulle ots täis pettumusega ja hakkab sulle seletama, et sa oled mingi fucking kusik, sest just fuck upisid mingi tavaka 180 kraadise hüppe ja kukkusid enamus oma luud sodiks lihtsalt. Ta seletab sulle, kuidas see kõik on sellepärast, et sa ei joo piima mitte kunagi ja su kondid on sama nõrgad kui see tolgus Discordis, kes sind 6-varbaliseks lätlaseks sõimas. Kuigi sa üritad talle selgitada, et sul on 4. astme laktoosi talumatus, võtab ta oma taskust 2-liitrise kartooni piima välja ja joob selle 2 lonksuga ära. Peale seda kisub ta kuskilt perseaugust hiiglasliku sigari välja, tõmbab ühe jõhkra mahvi ja siis surub sulle selle kurku ja ütleb, et see võtab valu ära. Valu võttis ära küll, aga sul arenes viivitamatult IBS ehk ärritunud soole sündroom. Sa pasandasid terve skatepargi oma pasaga täis. Nüüd sa istud oma enda pasa sees, luud täiesti perses omadega ja vahid, kuidas Andrus Tätte su juurest minema jalutab, sest ta ei hängi mingite kuradi kusikutega, eks ole. Ja sa mõtled endale, miks sa selline kusik pead olema. Aga muretsema ei pea, sest mina õpetan teile, kuidas mitte kusik olla. Mitte keegi ei taha olla kusik, usu mind. Sa ei taha olla see vend, kes saab südari ja lihtsalt sureb. Sa pead vastu võitlema. Sa ei tohi olla penoplasti keha ehitusega munn, kes hakkab nutma, kui sind pekstakse Pärnus sodiks, eks ole. Siin on 5 etappi, mida sa pead tegema, et kaotada enda kusiku staatus. Ja kui sa praegu istud oma higiloigus ja mõtled enda 200 kilosele olendile, mine perseavke oma kuredi antikusiku grandsetiga. Mina ja mu 5-liitrine Pepsi pudel elame õnnelikult koos elu lõpuni ilma sinu abi. Siis lihtsalt tea, et mina ei olnud see põhjus, miks sa 17-aastaselt südarisse surid, sest sa olid mingi kusik ja ei tõusnud püsti. Igatahes mina arvan, et mina olen piisavalt pädev oma antikusiku auastmega, et ma võin sulle küll õpetada 5 etapiga, kuidas lõpetada kusik olemine. Kõige alguses sa pead hakkama piima jooma, palju piima, nagu ebatervislikus koguses piima. Ja enne kui sa küsida jõuad, siis ei, laktoosivabad piimad ehk soja, kaeranisu, mis iganes sitast tehtud piimad ei loe. Mind ei koti, et sul on mis iganes 4. astme laktoositalumatus ja et sulle tekivad rohelised punnid näole. See kõlab minu jaoks nagu täiesti tavaline skill issue. Sa pead hakkama kaanima seda piima. Nii, et oi plee, iga hommik 6 liitrit piima, mitte vähem. Sa pole mingi kusik, kes juua ei oska. Peale seda tuleb sul juua 2 liitrit piima kell 12 päeval, 2 päeval ja veel ka kell 5 päeval. Muidugi sa pead õhtusöögi vahele jätma, aga sellepärast sa joodki kell 10 öösel 10 liitrit piima juurde, et su kondid ikka betooniks muutuks. Ja ära isegi muretse, veri muutubki valgeks. Muidugi saad sa tarvitada piima ka seda süües, mingi piimatootega või siis seda suitsetades, endale sisse süstides. Aga no, mina ei soovita seda isiklikult, sest see tekitab ohu saada piimavähi ja me siin üritame tervislikud olla, eks ole. Stop posting about baller. I'm tired of seeing it. My friends on TikTok send me baller. Muidugi pead sa peale piima joomist ka trenni tegema. Iga hommik, iga päev, iga õhtu, iga öö. Nagu sa oleksid mingi islami usku Ahmed Muhammed, kes palvetab 5 korda päevas selle kuradi musta kasti poole. Iga trenn sisaldab endast vähemalt 300 kätekõverdust, 1500 kükki, 15 pihku, 4500 viineripirkat ja lõpetuseks ka veel heaks juhuks 1 pihk. Ning seda kõike peab tegema 4 korda ööpäeva jooksul. Lisaks pead sa leidma ka aega väljast käimiseks. Jah, seda on raske tõdeda, aga jah, te peate oma miniatuursest mehehigi haisukastist välja roomama ja välja astuma. Nimelt peate te iga päev minema ükskõik millise bussipeatuse, poe, kaupluse, ostukeskuse või mis muu pasa bussi päraputsi juurde ja te peate vähemalt 5 joodikut kasti peksma. See on väga tähtis, jätke see meelde. See ongi tegelikkuses kusiku tiitlist lahti saamisel kõige raskem osa, sest tekib probleem selles, et joodikud, keda kasti peksa, saavad lihtsalt otsa. Aga nagu alati, kui sa ei leia joodikuid, sest see on minu silmis skill issue. Muidugi sa ei saa oma kusiku tiitlist lihtsalt natuke trenni tehes ja natuke piima juues lahti, eks ole. Sul on vaja ka oma isiksust muuta. Sul on vaja hakata kuulama kvaliteetset muusikat. Sul peab olema iga tegevuse kohta vähemalt üks 300 laululine playlist. Mina isiklikult soovitan järgmisi laule järgmiste tegevuste juurde.
When I met you in the summer. Te panite tähele, et ei hakka kuulama siin mingit Lil Peepi, ei mingit kuradi depressiivset paska, eks ole. Me kuulame ikkagi kvaliteetset muusikat siin. Me ei ole mingid depressioonis kusikud, eks ole. Nüüd, kui sa oled mitu kuud järjest tegelenud igapäevaselt ja ilma pausideta, mitte kusiku olemisega, on lõpuks kätte jõudnud väike paus, kus on minu silmis aega puhata nii, et tapab. Sest sa lähed nüüd palverännakule. Muidugi see ei ole mingi tavaline palverännak. See palverännak on Skandinaavia mäestiku. Sa pead 2 päevaga jalgsi ühest otsast teise reisima. Üksinda, ilma telefonita, muusikata ja muidugi ka piimata. See reis ei ole võimalik mingitele kusikutele muidugi. Kuid muidugi sinul, kes on mitu kuud juba mitte kusik proovinud olla, sinul on see võimalus ära teha. Muidugi kui sa hakkama ei saa, siis pole vaja muretseda. Sinu keha tõenäoliselt ei leita üles. Aga no osad suremine suht kusik tegu, eks ole. Just kill me already. I'm a villain, not a monster. Sa lõpuks said palverännakuga hakkama, palju õnne. Sa oled nii lähedal mitte kusik olemisele ja Andrus Tättele näitamisele, et sa pole mingi kuradi nõrguke, kes kukub mingi väikse luumuru, mingi kuradi südame rabanduse pärast kohe nutma. Kuid sul on üks asi veel vaja ära teha. Sul on vaja GigaChat Boss ära tappa. GigaChat Boss, teisiti teatud kui Kanep Lääb. Sul on vaja murdada majja, karjata kõva häälega ta eludas, ma suitsetan sinu kanepit ja oodata, kuni ta su selja taha tekib ning lõpuks pead seda ära tapma. Seda tehes sa leiad suhteliselt kähku, et see ei ole nii lihtne, kui see paistab. Kanep Lääs on tapmatu. Või noh, kui sa üritad teda tappa kuskil tema majas oma rusikatega, sul on tegelikkuses vaja teda liigutada Pärnusse, nii et ta ise aru ei saa. Seal tunnevad naised ta lõhna kohe ära ja tulevad peksavad ta niimoodi mölki, et sa ise ka ei pane tähele seda, on ju. See käib kõik nii ruttu. Muidugi see tundub suht raske lihtsalt mingi Kanep Läänd Pärnusse viia Ameerikast, kuid see on minu silmis mingi kuradi järjekordne skill issue, nii et sa peaksid seda ikkagi oskama. Kui sa said lõpuks hakkama Kanep Lääne Pärnusse viimisega ja lasid nende leitedel ta kasti peksta, siis palju õnne, sa oled nüüd mitte kusik. Nüüd on sinu töö jätkata iga päev oma trennirutiini, piimajoomist, et muidugi mitte jälle kusikuks saada. Sul on ka võimalus antikusikuks saada, milleks saavad muidugi ainult kõige mittekusikumad mittekusikud. Sa pead lihtsalt nii mittekusik olema, et sinust ei ole järgi mitte ühtegi kusikutki. Aga selleks korraks on kõik. Ma loodan, et ei vihanud seda teistmoodi ehitatud videot ja loodan, et ma ei näe enam mitte ühtegi kusikut enda kommentaaride seas. See on selge või? Ja mul tuli just meelde, et on olemas veel üks viis, kuidas mittekusikuks saada. See pole nii raske. Sa pead lihtsalt ainult subscribe ima mu kanalit. See ei saa ju nii raske olla.